no kui ma olen nagu mingi mõju all, siis ma võib-olla kogemata panen playlisti. Mozart pööraks haulas külge. Nagu ma tahaks isegi muusika tegeleda keelu panna. Aga paneme. Mis sa arvad TikToki artistidest? No ma arvasin, et me hakkame Eesti omasid hindama, ma saan kõigile puid alla panna. Nali. Ma ei tea, kui palju tegema kursis olema. TikTokis veedan Palju aega. pigem palju aega. 12 tundi TikToki. Nädalas vist, või? Et ühesõnaga äkki ma olen kursis, aga ma ei tea. Aga mul ei toota head selles suhtes, mul on tunne. Aga äkki samas keegi üllatab mind. Täna me siis vaatame mitte lihtsalt TikToki artiste, vaid TikTokereid, kes hakkasid muusikat tegema. Ja siis paneme nad meie imelisse tierlisti. Alustame Lil Hadist. Tal on 30 miljonit jälgijat. Sai kuulsaks siukse e-boy tantsuvideotega. Ta tegi Hype House'i, ta oli Charli D'Amelioga suhtes. Siuke kutt. Okay, ma olen kuulnud. Okei, high note. Jaa, aga kas ta vast läks ikka pihta selles suhtes, aga ma ei oodanud seda. Ta oskab, laulda oskab ju. See high note oli hea või? Ei olnud, aga nagu selles suhtes ta oskab meloodiat pidada vist, aga nagu enam-vähem. Tal on veel üks laul, minu arust see on parem. You're a showstopper. Aga sulle ta meeldib või? Liar, homie, hopper, drama starter. Ei. Are you sure about that? No selles suhtes nagu, see on nagu terviklik ju. Oota, aga mina panin ainult seda tähele, et siin toimub ju 5 Pilates. Hallo, kes enne tegi? Kas see 5 sai Hadist inspiratsiooni või? Ja. Ma ei oska nagu muusika kohta midagi öelda. Ma olen siin lihtsalt, et teha mingeid sarkastilisi lolle kommentaare. Sina oled see, kes peab ütlema. Võib-olla ma nagu läheneks nagu Sal-Saller siin nagu, kas selle kruvib või kruvi. Ei kruvi. Jah, et see nagu justkui on nagu tapeet minu aeks. Et see on selline pop-rock, vaata. Et seda nagu ei ole väga keeruline teha. Ta ei ole nagu, ta vist kaotas kihluja. TikTokeri kohta ta hea ka ei ole. Oh no, kas meil on üks tiir puudu või? Ta on kuskil seal vahepeal, aga ma tahaks ta nagu ei alla panna isegi. Et nagu ma vahetaks ära nagu, et roheline on ei ja ta vist kaotas kihluja nagu veits halvem, vaata. Oi, see roheline. Me lihtsalt jätame seda niimoodi. Don't worry about it. Ma paneks Hadi sinna, ta vist ei alla. Ma ei ole nagu vist selle žanri fänn väga, et ma arvan, et osad paneks ta sinna. Aga samas, kui ma nagu hindan muusikalist poolt, siis nagu aga seksikuse point ei saa või? Ei, ma kujutan ette, et 15-aastased on nagu et nagu ma oleks ka lolliks arvatavasti, isegi kui ma oleks 15-aastane kutt, et noh tähendab mida. Bella Poarch, 94 miljonit jälgijat, tegi lihtsalt mingi lip-synci videosi ja siis tuli see M to the B ja see on üks kõige laigitamaid TikTok üldse. Siiani vist või? The B, it's M to 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 the B, bang. Ja siis vend oli nagu, võt see on olemas mussi teha. Kõik labelid olid nagu, jop. Toi. Minu arust see on isegi nagu... See on päris okei praegu. See ei ole ta kõige kuulsam lauldu. Jaa, pane seda kõige kuulsamat ka, jah. Ja see läks nii legendaarseks, selle ma eeldan paarsada miljonit. 517 miljonit, oh my god. Aga siin on see, et see on päris hea lugu ka, vaata. Et siin on nagu talle kirjutatud lugu ja nagu selle artisti puhul on lihtsalt see minu arust, et tal on kõik ette tehtud. Ta lihtsalt laulis see laulu sisse, ma arvan. Meil on vist väga erinev muusikamaitse. Sellepärast, et minu arust see on mingi Star FM-i soust nagu. Ei, nagu ta ongi, aga vaata see, ma mõtlen lihtsalt nagu laulu kirjutamise poole pealt ta on nagu okei. No ühesõnaga 100% on kirjutatud professionaalsete laulukirjutajate poolt, et tema lihtsalt laulis selle sisse ja tema ümber on tehtud nagu see... Kellele me need hinnangud siis anname? See nagu ma ei paneks seda playlisti, see ei ole ilmselgelt mingi Mozarti järg. Kui see tuleks raadiost, siis ma skipiks. Ja TikTokeri kohta hea. On siis või? Ma arvan, et on.
Addison Rae, 88 miljonit jälgijat, tuli väga seal TikToki hiilgeaegadel, tegi oma Renegade tantsuvideosid ja asju, liitus ka selle Lil Hodi Hype House'iga, jõudis Met Galale ja nüüd teeb muusikat. 100% mingi laulukirjutajate poolt kirjutatud, et ma lähen vaatan ise Spotify'sse, kui headphones on. Mul ei ole seda tasulist Spotify'd. Ma olen YouTube Music fänn. Sul ei ole tasulist Spotify'd? Jah, ma olen team YouTube Music. Näe, written by Addison Rae, Elvira Underfjärd, Luca Closer, produtsent ilmselgelt, eks ju keegi teine. Et nad kirjutavad neid laule ikkagi laulukirjutajatega. Aga isegi vähe inimesi. Vaata, palju seal pilde bitchil on. Ma arvan, et see on korralikult written by 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest. 6! Ehk siis nagu meloodiad, sõnad, kõik need on nagu... Damn! No see oli raadiote vist suht lemmik ka. Kas see ei kivi veits Lana Del Rey'd või? Veits küll võib-olla, jah. Tead, see on nagu jõle keeruline. Ma mõtlesin, et see tuleb nagu lihtsam, et ma panen lihtsalt kõik, et muusika tegemise keeld, aga siin on nagu väga kvaliteetseid laule. Tead, ma paneks, kui tuleks raadiost, Eskipiks. Nagu see ei ole kõige halvem asi nagu. True. Täiesti tühi praegu siin. Ja küll tuleb neid. Ma nüüd järgmise panen 100%. Vahet ei ole, mis saab tuleb, ma panen nagu, et ei. Siis on mingi venn nimega... Kas need kõik on Hype House'ist tulnud? Jälle on Hype House on kirjas nagu. No jaa, aga siis, kui see nagu Hype House'i aeg oli, siis nad kõik olidki kõik nagu samast pundist. Nii et Dixie ja Charlie olid ka Hype House'ist, nii et kõik, kes siin põhimõtteliselt jah. Super. Igastahes Taylor Holder, 20 miljonit jälgijat, jällegi Hype House'ist, tal oli mingi väga palju draamasid vahepeal, aga muusika. Natuke ballaadikas. Mul ei ole nagu midagi öelda vist. Ma kuulen sõnu ja... Tal ei ole vokaali. Ta läks ka country lainele. Mul on midagi kohutavat öelda. Ma käisin Killinguga tegemas üks video, neid mingi muusika AI oli ja me tegime ka seal igasuguseid žanreid ja see kõlab praegu täpselt nagu mingi AI tehtud country laul. Mis siin inimesed ütlevad selle kohta? Love it, I love this song. Kas nad on botid või? Mul tunne ka, jah. Yes, come on, fake comments. See on full AI. I stand my ground. See kõlab täpselt nagu AI. Mina ei tee vahet enam, mis on AI, mis mitte. Kas peaks tegema uue AI küsimärk? Et paneme siis... Ta ei pakkunud, ma ei tea, paneme ta sinna. Nagu ma tahaks isegi muusika tegemise keelu panna. Aga paneme. Aga ärme samas, kas see oli nagu nii kohutavalt halb? Aga seal ei olnud... Nagu midagi head ka, eks ju? See oli sisu tühi. See läheb ei lihtsalt. See just läks ei, ma tean, aga lihtsalt nagu, ma ei tea, kas seda vist kaotas kihlu ja nagu, mul on tunne, et siia ma paneks nagu, et kõik hakkasid muusikat tegema ja siis ta mõtles, et suva, mis mul kaotada on, et ma proovin ka. Nimetame selle ümber. Nagu läks massiga kaasa. Ja lammastega kaasa, et... Nii. Mulle meeldib, et me muudame tervet satiiri kogu aeg nagu, et lõpus on meil hoopis midagi täiesti muud nagu. Täitsa lõpp. Koolilõpupakkumised ongi kohal. Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Dixie D'Amelio, 55 miljonit jälgijat, Charlie D'Amelio vanem õne. See on mingi uus sugulane või? Charlie vanem õde sai tuntuks loomulikult Charlie kaudu, aga ta tahtis olla erinev Charlie'st. Ta ei tahtnud lihtsalt selle tantsuasjaga kaasa minna, siis ta hakkas mussi tegema. Need on mõlemad väga head. Sometimes I don't wanna be happy. Don't hold it against me. If I'm down, just leave me there, let me be sad. Sad?
Sun's up. Sometimes I don't wanna be happy. Mis asja? See läheb nagu selle loo põhjal ma paneks selle muusika keeldu. Nagu ilma naljata. Siin ei olnud nagu, kui teistel oli vähemalt nagu asi professionaalne, siis see on nagu lihtsalt siuke, et kas siin neid ghostwritereid ei ole või? Siin ei olnud mitte kedagi, siin oli ainult tema. Tal on veel üks laul. Pane seda ühte veel ja et äkki kukub veel kategooria allapoole, mis ei ole võimalik. Ma olin uuesti sama. Ma ei taha seda. My mind knows you don't care, but my heart just won't listen. Miks ta jalanõudega voodis on? Ameeriklased ju. Kes see on? Ma on nagu ema. Kes see on? Kas sa tunned neid inimesi? 4 aastat tagasi oleks kinni pannud selle, nüüd paneks ka kinni selle laulu. Kas me saame panna esimese keelu? Jaa, või samas Mozart, Here. Ma arvan, et paljud inimesed ei suudaks sükast muusikat kokku keevitada. Nüüd tuleb ta õde või? Jaa. Ja siin on... Vaatame, mis õel pakkuda on. Siin on siis siuke T, Charlie, 156 miljonit jälgijat TikTokis, kõige jälgitum TikToki konto on ja talle ei piisanud sellest, et ta on see kuulsam õde ja populaarsem. Ta tahtis ka teha mussi ja siis ta tegi salaja mussi, et mitte Dixi nagu siukest mulli katkida ja siis nad läksid tülli oma vahel, et Charlie tegi selle laulu. Ja vaatame, kas laul oli siis tüli väärt. Tal on ilusam hääl. Jälle 4 laulukirjutajat. 4! Ja siis produtsendid ka veel 2 tükki, et... Meil on nii käibki see asi selles suhtes. Tal oli mingi laul veel või? Kas see on Renegade või? Ei, see on kõik. See on kõik või? Jah. No ei ole Mozart, ei paneks playlisti, kui tuleks raadiost, ma skipiks. Nad ei kirjuta neid lugusid ise, 100% mitte. Võib-olla tuleb mingi esimene mõte, et ma tahaks rääkida armastusest. Ja siis need sõnad ei kirjutavad, on okei, kirjutab armastusest. Me teeme nii, Charlie, me teeme nii. Tead, äkki ma paneks mõlemale õele nagu keelu, et las nad jäävad nagu TikToki. Fair. Et siis nad saavad nagu paremini omavahel läbi ka. Äkki nad vaatavad seda videot, leiavad inspiratsiooni. Meie videot vaatavad Charlie'd või? Ma arvan, et nad on laseri vaatajad kindlasti. Nüüd siin on natukene underdog. Tal on ainult 8 miljonit jälgijat. JXDN. Ta oli ka mingi poiste satsis mingi kõhulihased, tead küll. Okei. Ja siis ta hakkas tegema pop-punki ja nüüd ta on teinud Travis Barkeri ja Machine Gun Kelly'ga koostööd. Nii et... Okei, juba tundub väga siuke pop-rock. Need fondid ja asjad. Need on ka TikTokerid seal videos. Muidugi. Tal on veel. Crazy! Yeah. Hashtag vape. Hashtag smoking. Kui ma vaatasin seda, siis on nii naljakas, mida ta juuksed teha. See on väga mingi teatud ajasta, nagu praegu ma paneks selle kohe kinni nagu. Drugs. Ja narkootikumid. Siuke Kid Laroi vibe veits. Ma vaatasin, et see on algselt Kid Laroi. Väga suur switch oli. Käiakse trendidega kaasas. Veits nagu imal refrään sõnade poolest. Aga minu arust see on parem kui paljud. Jaa. Nagu ma olen täpselt seal, et nagu ma isegi paneks ta sinna oranži, et paneks playlisti, aga samas ma ei paneks seda playlisti. Ma paneks playlisti. No kui ma olen nagu mingi mõju all, siis ma võib-olla kogemata panen playlisti. Et oletame mitte narkootikumide mõju all. Nii. Jah. Kuidas meil kedagi ei ole veel siin? Sest kas me tõesti ootasime, et tuleb kedagi Mozarti või? Nii, Nessa, 20 milli jälgijat. Meie eelmise härra X, kus juures
Ja muidugi nad on kõik omavahel seotud lihtsalt nagu. Seda kindlasti. Ka alguses tantsis, aga ta läks kohe suht kiiresti mussi peale. One of two ways that this Billie? gonna end. Billie Eilish. Someone dies or someone gets hurt. See on päris hea isegi. On. See on nagu siuke lugu, mida see oli nagu siuke rahulik mingil määral, et nagu I hope you're miserable until you're dead. oh my god. Okei, Avril Lavigne. Mis me arvame? Mulle, kui ma seda ei oleks kuulnud, siis ma oleks kõrgemale ta pannud võib-olla, aga mulle see teine laul meeldis. See oli nagu nice, võib-olla ta rikkus selle hiljem loos ära, aga Kas see läheb siia? aga seda ma paneks playlisti isegi. Nagu see teine laul, see mis I Die First, mis iganes. Jaa. Aga selle Die First ma äkki paneks playlisti, kuulaks 2 korda ja siis kaks selle välja sealt. Viimane superstar, Lauren Gray, 53 milli jälgijat. Enne kui Musicali sai TikTokiks, siis ta oli Musicalis superstar. Ja need on vanad. Sest et ta juba tegi enne mussi, kui see oli lahe, vaata. Okei. Siuke olukord. See annab juba plusspunkte. Ja sa pead siis arvestama sellega, et 6 aastat tagasi see oli lahe probleem. Kõik olid puuris siis või? Siia oli ka puuris. Non ho bisogno di un altro bilanza. Ma ei saa mitte midagi raamatust ütles. Ma olin nagu, mis asja? Et kas Pane ta uuesti. räägib inglise keeles või? Pane need Itaalia subtiitrid uuesti. Okei, nüüd ma sain Ta aru. laulab ka Kirstenis, vaata. Ootame refrääni ka ära. Okei, paneme kinni. Parmi kinni. Ja paneme, et okei, kuigi ta avastas muusika tegemise enne, siis Ta ei saanud minna massiga kaasa. Mass läks temaga ei, kaasa. selles suhtes küll, aga lihtsalt, et nagu ma arvan, et Mass ei läinud temaga kaasa. Keegi ei läinud. Ei, me ei pane, oh my god. Jah, ei. Ei. Ja mitte keegi tõesti, mitte keegi. No, kas me oleme üllatunud? Ma veits olen. Pigem mitte. Aga kelle sa oleks pannud siit Mozartieri? Keda sa kui Mozart pööraks haumas külge, kui ta näeks, et mingi Dixie või see Charlie oleks temaga samas tiiris, no õpetage ära. Ma arvan, ma ei kuulaks nagu mitte kedagi siit. Ma olen aus. Aga siit ei... Ma paneks nagu niimoodi isegi. Et lihtsalt mitte muusika tegemise keeld, äkki kõik lähevad siia lihtsalt. Kas ma saan korraga, ma paneks... Oota, aga nendel pidi... Nad ju tülitsevad, nad pidi... Las nad ikka... Ma ei taha neid pundist välja, et las nad lähevad ka siia. Ei fair. Ja ainukene on võib-olla see, et Build a Bitch, Mozart. Okei. Et Mozart ja mis ta nimi oli, Bella Porch või? Et las nad... Ma ei hakka midagi ütlema. Okei. Hädaga. Jah, hädaga. Oli tore. Väga tore. Bella Mozart hirve. Ongi. Fair. Ma olen Mozartit klaveril mänginud, see... Ma tohin öelda, vaata, keda Mozartiga võrrelda tohin. Okei.